Tere taas! Alustame oma maikuise M-tüki podcasti episoodiga. See on ka meil selle hooaja viimane episood ja tänases osas on meil külas üks väga vägev naine, kes minu silmis on elanud juba väga mitut erinevat elu ja huvitavusest ta elust puudu ei tule. Ja täna tuleb siis juttu nii vaimsest tervisest, hästi natukene investeerimisest ja niisama elust enesest. Ja tänases osas ei ole meil külas keegi muu kui Katri Teller. Tere tulemast, Katri! Tere! Aitäh, et sa kutsusid. Väga tore on siin olla. Ja väga tore, et sa leidsid aega, et tulla. Kui on praegu inimesi, kes võib-olla ei tea täpselt, et kes on see Katri Teller ja sa peaksid ütlema 3-4 lausega, et kes on Katri, siis mis sa ütleksid? Tead, see on nii keeruline. See tundub nagu lihtne asi, aga ma olen mõelnud selle peale, et ma isegi ei taha ennast kuidagi viimasel enam isegi defineerida, sest mul on selline tunne, et ma olen vist nagu palju asju või sõltuvad situatsioonist. Ma olen nagu erinev või keegi või on neid erinevaid pooli või samamoodi on erinevaid eluetappe, et kui ma ennast mingis suunas ära defineerin, siis see silt võib jääda külge nagu selleks ajaks, kui ma enam nagu tegelen nende asjadega, et mul natukene oli selle investori teemaga selliselt, et kuidagi see kunagi tegin siis podcasti, mis oli mõeldud siis naistele, et naised oleksid terved ja rõõmsad ja iseseisvad ja üks episood oli rahast ja sellest võeti nii kinni ja lõpuks läks selle investeerimise peale, aga see ei ole kunagi olnud minu identiteet. Et täna ma nagu lihtsalt, ma ei tahakski endale ühtegi klepsuna külge panna ja ma olen mõelnud nii, et vahel muidugi inimesed tahavad teada, et okei, et kes sa oled, et miks ma sind peaksin üldse kuulama või et mis on see sinu see taust, et miks sa oled õige inimene mingil teemal rääkima, aga siis näiteks esinemistel ma siis toongi välja siis selle aspekti näiteks, et miks just mina sellel teemal räägin. Aga vastus su küsimusel on see, et mul ei ole sulle lihtsalt vastust. Ma ütlen, et ma olen uudishimulik naine ja ma olen selline kergesti, ma olen selline entukas või mulle meeldib teha uusi asju ja avastada ja õppida ja mängida. Mul on selline tunne praegu viimasel ajal, nagu, et ma olen kuidagi natuke läinud tagasi otsapidi võib-olla lapsepõlve või sellesse mängulisse maailma, et hetkel siis ehitan metsas kassidele majasid ja endale ka. Selline tore tunne on nagu, et ei võta hetkel elu kuidagi nii tõsiselt, nagu ma arvasin, et kunagi peab võtma ja olema väga tõsine. Aga see on huvitav, et lihtsalt kui sa ütled ise, et sa pole ennast kunagi võtnud inimesena, kes seostaks ennast tugevalt investeerimisega, et mina isiklikult näiteks esimene kord, kui ma kuulsin nime Katri Teller, siis see oli just tänu sellele, et ma kuulsin, et on üks tark naine, kes on teinud tarku asju ja nüüd on jõudnud kohta, kus ta ei pea enam nii palju oma raha pärast muretsema. Aga sa ise pigem ütleksid, et mitte nagu, et sa ei ole kordagi mõelnud, et just sina oled see mingi investeerimisspetsialist, kes oskab rahaga tarku asju teha. Ja ma tõesti olen niimoodi mõelnud, et selles mõttes minu see kogu see mõte, kui ma kunagi ka siis 5 aastat tagasi tulin avalikkuse ette ja mul Instagram tuletas mulle meelde, et täpselt 5 aastat tagasi ma tegin täna oma elu esimese rääkiva story. Ja blondkasti ma alustasin siis hiljem veel natukene jaanipäeva vist. 5 aastat tagasi. Ja ma pigem, mul on 7 nooremat õde endal ja kõige noorem on 22-aastane ja ma pigem mõtlesin, et ma olen elus palju komistanud ja igasuguseid jamasid kokku keeranud endale ja vigu teinud ja õppinud, et ma pigem jagaksin mõtteid ja oma teekonda lähtuvalt oma kogemusest ja üks osa sellest oli lihtsalt raha selles mõttes, et see on oluline, et naisel on oma raha, sest et siis kõik see, mida sa teed, saab olla nagu rohkem valik su elus ja sa ei ole nagu möödapääsmatus või sellises sundolukorras kunagi ja sa saad rohkem käituda oma väärtuste ja südame järgi. Et see on väga oluline, aga lihtsalt kuna raha ilmselt on seksikas teema, et siis see teema korjati ülesse ja siis see oli võib-olla see hetk, kus meediaväljaanded hakkasid minu vastu huvi tundma, kirjutasid artiklid, siis Äripäev korjas selle ülesse, kutsusid mind esinema, investori ajakirja Esikaas, siis tuli see aasta investori teema, et kõik see kuidagi tuli, sest et ma nagu rääkisin ja võib-olla ma mingil hetkel tundsin, et okei, et kui see teema on nagu oluline ja lendab, et äkki ma peaksin siis veel rohkem sellel teemal rääkima. Ja siis mul tekkis mõte, et võiks teha sellise
võib-olla lausa sellise raha podcasti naistele, et ma mõtlesin, et teeks sellise podcasti, kus siis ma võtaksin ühe teise tüdruku veel ka kõrvale, kes võiks minust olla näiteks tunduvalt noorem, võib-olla 20-ndate alguses ja siis me nagu läbi huumori prisma siis arutaksime neid asju ja siis ma saaksin nagu selgitada ja tuua seda teist nurka sinna, et just see generatsiooni vahe või kõik see vahe oleks sees. Aga siis tuli selline uitmõte, kui mul käis siis üks meesterahvas teile tuttav, käis külas TV3 ja siis lihtsalt nagu impulsiivselt kuidagi küsisin, et kuule, kas sa tahad podcasti muga teha? Eesti parimat podcasti. Ma küsisin, kas tahad muga Eesti parimat podcasti teha. Ja siis ta oli nõus ja siis kuidagi ma mõtlesin mõtma, et okei, aga mis me nüüd teeme, et ma ei saa ju talle nagu, mida ma talle siin väga seletan, et ta ju ka saab asjadest aru. Ja siis ma lihtsalt sain aru, et ma pean ise selle rolli võtma, kes küsib, et mis on aktsia? Ma ei tea, kas ma tegin endale sellega nagu mingi nii-öelda head selles mõttes, aga ma loodan, et inimesed said aru, et see oli selle podcasti kontseptsioon ja mis oli tore, oli see muidugi, et inimesed sellise tõsised teemad nagu, et kuidagi kui sa läbi sellise kerge kastme või nagu inimlikult räägid, siis inimestele paremini meelde, kui see on nagu meelelahutuslik, et sama nagu mulle kunagi vanaema andis mõrudat rohtu niimoodi, et ta pani nagu selle moosi sisse niimoodi, see tableti tegi katki ja pani moosi nagu peale, et ma arvan, et see on hea viis, et jõuda infoga siis kuhugi kohale. Aga jah, aga see ei ole kunagi olnud minu selline kirg või identiteet jälgida kogu aeg, mis majanduses toimub või ma ei tea, kolmas sammas või mida iganes, et need asjad peavad olema korras, aga ma ei tunne selle teema vastu selles mõttes kirge, ma tunnen kirge selle teema vastu, et meil kõigil oleks hästi, me oleksime terved ja meil oleks rahaasjad korras. Eks see on võib-olla üks osa sellest, üks sektor sellest. Jah, täpselt üks osa, ma arvan väga hästi öeldud. Ja see podcast ka, mis te tegite, kus sa ütlesid, et tahtsitegi just rääkida nii lihtsalt inimlikult kui võimalik, et ka mina olen paar osa kuulanud ja ma tundsin ka samamoodi, et oli lihtne kuulata, et ei olnud sellist mingit utoopilist keelt, mida mina nagu noore inimesena võib-olla aru ei saa, et see oli väga hea. Aga sa enne ütlesid, et sul on 7 nooremat õde. Kuidas, räägi natuke oma lapsepõlvest, kuidas oli see? Pead vanematega rääkima sellest. Ma ei ole kõikide nendega koos kasvanud, sest et meil on nii suur vanusevahe, et minu ema sai mind, kui ta oli 21 ja selleks ajaks, kui ta oli 24, tal oli juba 3 last. Ehk ma praegu mõtlen selle peale, et siis mul on nagu mingi mul ei ole lapsi, ma ei tea, kas mul ei ole lapsi või mul ei ole veel lapsi, ma ei tea, aga ma kuidagi mul ulme lihtsalt, et selles mõttes, aga äge on, et me oleme väga lähedased, hoiame kokku, armastame üksteist, meil on ühine perechat, kus me palju jagame ja meil on selline tore, selline natukene heas mõttes veider perekond, et kõik, mis ma saan sellist head või veidrat, ma olen oma emad pärinud, et vahel, kui mu emade peale saab mingi imeliku asjaga hakkama, siis ma jälle mõtlen, et okei, nüüd ma tean, miks ma selline olen. Et näiteks, et tal oli ka mingi mõned aastad tagasi, siis sootasime sellise väikse maaonni talle hästi pisikese raha eest ja sellise onni, kuhu ma isegi mõtlesin, et ma kunagi ei taha sisse astuda, sest et see oli nagu ikkagi väga jube koht, väga nagu imelik, kuidagi imelikus või sellises suvalises kohas ka. Aga tal tekkis selline tunne, et ta tahab isuga midagi nokitseda ja teha ja siis kui ma vaatasin, mida ta seal teeb, näiteks nagu, et hiired on maal, eks ju, et siis ta tegi hiirtele sellise nagu paraadukse sinna augu ümber, et tegi papist ukse, ta kirjutas Home Sweet Home, pani jõulukuuse neile sinna hiire ukse ette, vaata, siukseid asju teeb mu ema. Ja praegu vaatan, nagu ma seal ise nüüd olen maa laskendan seal enda onnis, ma vaatan, et mul on täpselt samad asjad, et siuke nagu mängulisus, tahaks midagi nokitseda. Ja võib-olla see on saatnud ka kogu minu lapsepõlve ja seda suhtumist, et ega meil ei olnud kerge, et meil ei olnud oma kodu, me kolisime peaaegu igal aastal, seal, kus me saime elada, seal me elasime ja vahepeal oli nii keeruline, et polnud isegi toitu laual. Olen elasime vahepeal 5 siis sellises kohas, kus polnud isegi tualetti toas, et selles mõttes, et hästi, see oli vist 20 ruutuse kvartal, et igasugused rasked aeg on olnud, aga mis alati oli see, et emaga alati nagu tore või me mõtlesime alati asjad välja ja mu ema mitte kunagi ei vingunud, ma pole kunagi kuulnud oma ema vingumas, ma olen mitte kunagi kuulnud oma ema häält tõstmas, kellestki halvasti rääkimas ja kui ma mõtlen tagasi oma lapsepõlve peale, ma saan aru, et faktiliselt oli väga pekkis. Aga kui ma jälle vaatan nüüd täiskasvanud inimesi, kellest paljud on pekkis omadega, mitte et ma ise ei oleks kunagi pekkis olnud, siis mulle tundub, et see rikkus, mida ma sain, et
et oli armastus ja mu närvisüsteemi tegelikult kodus hoiti, et see on meeletu rikkus, sest mul võib olla kõik olemas. Ma võid olla, ma ei tea, välismaa reisid ja asjad võivad olemas olla, kui sul kodus on halb energia või sulle vanemad nagu sisendavad, et sa ei saa mingi asjaga hakkama või neil on mingid ootused sulle ja nagu sa tunned ennast halvasti. Sa oled pärast nii hullult tegelema kõigepealt sellega, et nendest asjadest üle saada. Ja mul oli see, et kui ma ütlesin väiksena mu emale, et minust saab küll miljonär ja ma ei taha selline vaene olla või ma olin üsna raske laps. Et siis mu ema lihtsalt naeratas, ütles, et mul on väga hea meel selle üle, nagu, et muidugi tees ära. Et ta ei olnud nagu, et mis asja nagu idioot oled või et ma ei tea, rikkurid on nõmedad või vaat nagu ära ole mingi deluulu või ta ei olnud üldse selline nagu. Ja leian, et see on tohutu rikkus ja üldse, et mitte, et ma oleksin nüüd mingi väga suur ekspert nõu andma siin lapsevanematele, aga endise lapsena ma ütlen, et kõige olulisem on see, et oleks rahu ja toetamine ja igal ühel meil on oma tee ja enda ootusi tasu lastele suruda ja neilt kogu aeg midagi oodata, sest et lapsed ei sünni siia ilma selleks, et vanemate ootusi täita. Et nemad ei ole küsinud siia tulemist, et selles mõttes, et ma olen väga õnnelik oma lapsepõlve selles mõttes. Väga ilusti öeldud. Aitäh. Aga kas sa tunned, et siis see nii-öelda realistlik konditsioon, kus sa siis väiksena elasid, kas siis see andiski sulle just tugeva lükke sellena, et sa tahtsidki oma kõik nagu rahaasjad korda saada ja kuidagi sellega nagu sellele palju rõhku panna? Või mis su väiksena plaanid olid, kelleks sa saada tahtsid? Ma tahtsin ikkagi MacGyveriga abielluda ja Ameerikasse kolida. Okay. Aga nüüd ma ise natuke MacGyver, nii et see on okei. Ma arvan küll, et see on sellega seotud, sest et mul oli nii suur nagu nälg selles mõttes midagi ära teha, sest et mulle ei meeldinud see olukord, kus me oleme ja ma nagu olen terve elu uskunud, et kõik on võimalik. Ja miks ma usun, et kõik on võimalik, on see, et mitte keegi mulle kodus ei öelnud, et see on võimatu. Kuigi väljaspool õpetajad ütlesid mulle, et ma olen loll ja laisk ja et väljaspool kodu ma kogu aeg sain nagu kuulda, et kui halb ma olen, et ma 40-des sain ka nüüd siis selle ATH diagnoosi kätte, et nüüd ma ka tean, miks ma selline olin, et ma vaatasin aknast välja ja unistasin ja ei saanud millestki võib-olla aru või miks ma jäin koolis istuma, et oli nagu palju probleeme, mul oli raske tegelikult, väga-väga raske. Aga kodus ma nagu ei kuulnud seda ja ma nagu päriselt siiralt, ma saingi selle maailmapildi, et kui ma ise midagi väga tahan, et kõik on võimalik ja ma täna usun täpselt see sama asja, et ja ükskõik mis komistuskivid mu elus on olnud, ma siiani usun seda, et absoluutselt kõik on võimalik, et elus tegelikult on ainult üks reegel, et sa tohid teistele halba teha. Kõik ülejäänud asjad lihtsalt, et saame kõigega hakkama, mida me tahame ja kui meil ei sobi mingi asi, siis me saame alati ümber mõelda, et näiteks nooremana ma olin väga kärsitu, ma tahtsin kogu aeg hästi kiiresti saada, mul tundus kogu aeg ma liiga vana, tahtsin lauljaks saada, siis ma olin 15-aastane, mõtlesin juba, et nüüd on vist juba liiga hilja, et ma olen juba liiga vana. Et igasugused sellised asjad, kus ma tundsin, et ma olen liiga vana ja teised teevad kiiremnevad eest ära. Et see oli nii uskumatu, kui ma tagant järgi praegu mõtlen, miks ma tundsin nii nõmedat asja üldse, kui sa oled 18 ja sa said just täiskasvanuks, kui sa oled 20, sa oled täiskasvanud 2 aastat. Et nagu tegelikult aega on nagu nii palju. Ja mulle tundub, et ainult rahulikult minnes me tegelikult jõuame kiiremini edasi ja ei tasu kuhugi nagu rapsida, et kuulata oma südame häält ja teha õigeid valikuid ja mõnikord need valikud tõesti, nagu me või saame ka ümber mõelda, et kui me teeme mõne vale valiku või muudame oma meelt, see on täiesti okei ümber mõelda, et noorena ma tundsin ka pidevaid süümepiinu, et ma tahan nüüd midagi muud teha, et kas mul pole seda järjepidevust või see on kuidagi halb. Täna ma mõtlen, et aga ma ei olegi sellist tüüpi inimene, et võib-olla selline julgus olla mina ise. Ja kui ma vaatan täna noori, siis ma tunnen, et nad julgevad rohkem olla nemad ise, millele mul on hästi hea meel, et sellist nagu ühiskonna survet või surumist, mulle tundub, et on pisut vähemaks jäänud. Et näiteks, et mina olen kasvanud ikkagi seal, kus põhimõtteliselt, et kui sa ikkagi pole abielus selleks saaks, kui sa oled 25 või 28 ja sul pole lapsi, sa oled vanatüdruk, sa oled läbi kukkunud elus, sa oled täielikult läbi kukkunud. Praegu mõtlen, et kui kunagi ähvardati sellega, et vanatüdrukud, et kassid endale. No praegu, et võtsin just kassid endale varjupaigast 2 kassi. Esimest korda elus. Siis ma tunnen, et see on mingi nagu skämm, et inimesed üritavad sind hirmutada sellise asjaga, mis on kõige parem asi maailmas. Et mul on lihtsalt nii tore, et mõnes mõttes on nagu natukene kahju, et mul ei olnud noorena seda võib-olla sellist julgust selles mõttes, et sa mõtled nagu, et täiskasvanud, mis nad ütlevad või ümberringi, mis ühiskond ütleb, et see on see õige. Aga tegelikult see, mis on õige, on tegelikult sinu südames. Jah. See on tõsi. Aga ma ikkagi isiklikust kogemusest nii palju, ma ei tea, et kui sa ütlesid, et tänapäeval võib-olla noortel ei ole nii suurt
pinged peal, siis ma olen osad oma sõpradega rääkinud, et ikkagi on ka meil näiteks ka palju olukordi, kus just, et me nagu peame midagi valima ja et näiteks kui me vahepeal tahame võtta pausi või võttagi see aeg, et mõelda, siis meil on jällegi ka ühiskondlik surve peal, et aeg tiksub ja et nagu peab ruttu minema, aga tegelikult, mis sa enne ütlesid väga hästi, et tegelikult jah, kui sa oled 20 ja sa oled olnud 2 aastat täiskasvanu nii-öelda täisealine, siis see ei ole. Ja kuidas sa üldse tead, mida sa tahad selles vanuses, et kui ma praegu mõtlen nüüd tagasi kas või keskkooli lõpu peale, et ma viisin oma neid siis ülikooli paberid üliviimasel minutil nagu sinna kooli sisse, et ma sellel hetkel tundsin, et ma tahaksin saada siis sisearhitektiks või sisedisaineriks. Siis seal koolis tekkis mingi kamm, et nad kaotas mu passi vist seal kuskil vastuvõtus ära ja mul tekkis siuke emotsioon, et nõme kool ja siis viisin kuskil teise kooli Turundusse. Ja siuke sõna nagu marketing, ma pole seda sõna isegi kuulnud varem, sest see oli tollal selline uus sõna või uudissõna nii-öelda, et neid välismaa sõnu või neid uusi sõnu on tulnud vaata viimasel päris palju, aga kunagi nagu meil ei olnud neid sõnu ja ma isegi tead, mis asi see nagu on. Aga kuidagi see on ehe näide, et kuidas mõni väike asi võib viia nagu sind ise hakata vedama selles mõttes, et siis, kuna ma läksin turundust õppima, siis ma sain tööle reklaamiagentuuri. Kui ma juba olin reklaamiagentuuris ja tegin nagu turundusasju, siis ma sain tööle ettevõttesse turundusspetsialistiks. Ja kuna ma juba töötasin selles valdkonnas, siis ma sain tööle sama valdkonna teise ettevõttesse ja sain lõpuks endale teha sellised suure rahvusvahelise karjääri, kus ma elasin siis mitmes erinevas riigis ja teenisin palju raha. Et selles mõttes, et iga väike asi mõnes mõttes võib tervet meie elu määrata, aga sellele ei tasu nagu liiga palju mõelda, sest et muidu ei julge midagi teha. Ja siis mul on selline tunne, et kui ma seal ühe sammu astun, et siis on nagu selline film on nagu liblika efekt või butterfly efekt, et see nagu ühe väikse asja muudad ära ja siis tegelikult terve su maailm võib nagu muutuda. Aga tegelikult lihtsalt nagu liigu edasi ja kui sa ei tea, mida teha, siis seal on nagu mõned inimesed ütlevad, et tee midagigi, et ma ise usun ka, et kui sa ei tea, mida teha, ise ka nagu vanemas eas ka, ma olen vahepeal täiesti nagu stuck või täiesti nagu kinni kiilunud, et siis kui sa ei tea, mida teha, siis ülemõtlemisega väga sageli me just viime ennast veel halvemasse kohta, et siis tee ükskõik mida. Ja tegelikult sellist asja nagu vale otsus ei ole olemas, sest kõik otsused viivad meid kuhugi. Ja ka valede asjade tegemisel me lõpuks saame vähemalt seda teada, mida me ju teha ei taha. Et võib-olla pigem see surve, et me peame midagi tegema ja eriti nooremana, ma arvan, et me võtame seda kuidagi liiga suurelt ja lõplikult, et kus ma peaksin teadma, mida ma praegu tahan või kas ma tahan 10 või 20 aasta pärast seda. Et need asjad ei ole üldse nii lõplikud, eriti tänapäeval, et elu läheb nüüd järjest see AI ajastu, eks ju, ja nii kiiremaks ja et korralik lappe on. Et ei ole enam niimoodi, et sa teed mingi 50 aastat ühte sama tööd. Ja et ainsad asjad, millega tasub olla väga siis valiv, on asjad, mida sa ei saa tagasi keerata. Et isegi suhted saab tagasi keerata tegelikult, eks ju, et lapsed on võib-olla see ainult selline suur, mulle tundub asi võib-olla, et mida justkui nagu, mis on nagu suur otsus, eks ju. Aga kõik ülejäänud asjad, et ei meeldi, siis sa muudad oma maailma, sa vahetad riiki või meest või tööd või karjääri või õpid midagi muud või mida iganes, et see ei ole nagu nii suur asi, et me võib-olla vahel tardume selle pärast, et see tundub meile nii suur asi. Aga teeme pea, okei, selge. Teeme siis teistmoodi teinekord. Jaa. Kui me nüüd korra tervise juurde lähme, siis mis sina ütleksid, mis on näiteks sinu kõige suuremad aspektid, kuidas sina oma tervise eest hoolt kannad või mis on sinu jaoks nagu A ja O? Ma ei saa tegelikult väita, et ma olen nagu väga selles mõttes hullult tervislikkuse etalon või mingi, et ma ei tea, käin 4 korda nädalas jõuksis ja jooksen igal hommikul ja see on ainult kaalun hommikuti proteiini endale sinna smuuti sisse. Ma pigem tunnen, et mul ei ole halbu harjumusi õnneks, et alkoholi ma väga ei joo, narkootikume ei tarvita, suhkruga vahel ainult on natuke selline, mõnikord läheb natukene lappesse. Suhkur on väga hull sõltuvus, aga mitte kogu aeg jälle, eks ju. See on üsna tervislikult ja mulle tundub, et võib-olla kõige olulisem, kui me räägime nüüd füüsilisest tervisest, et kui palju see on ikkagi mõjutatud ka meie vaimsest tervisest. Ja vastupidi samamoodi, et kui palju on meie vaimne tervis mõjutatud meie füüsilisest tervisest. Et see kuidagi neid ei saa nagu lahutada. Ja ma võin öelda, et ma pigem olen selline hästi liikuv inimene, et mulle meeldib teha mitmetunniseid kõnde üksinda. Ma räägin mõnikord omaette, ma laulan omaette, mõnikord ma kuulan podcasti, mõnikord linnulaulu. Mul tekib nii palju ideid ja ma saan ennast maandada, et mulle ei meeldi jalutamas käia kellegi teisega, ma tahan seda oma aega üksinda ja looduses näiteks, et
jah, ma tunnen, et peaks hakkama sportlikumaks ka natukene, et lihastrenn tegelikult räägitakse, et minu vanustel naistel on möödapääsmatu. Aga hetkel ma seal nüüd ehitan ja pean neid igasuguseid pakkusi seal tõstma ja asju, et ma loodan, et ma saan sellist trenni praegu. Ma arvan, et see toob sulle kindlasti palju seda lihastrenni. Aga mulle tundub, et see võib-olla kõige tähtsam on selline nagu see tasakaal ja rahu. Ja et siis, kui on nagu väga pikalt, väga närviline ja valesti ja halvasti, et siis tegelikult hakkab kõik lõpuks logisema ja mulle tundub, et see väga suur osa sellest on ka see, et kuidas me suhtume iseendasse, kuidas me endast hoolime või et me oleksime endaga siis hellad, lausa ekstreemselt hellad ja ega mitte keegi ei tea, mida nad teevad tegelikult. Ükskõik kui vana keegi on, kõik käivad, mulle näitavad, et nad enesekindlad, tegelikult inimesed nad ei saa aru, mida nad teevad nagu. Ja kui ma vaatan praegu nüüd täiskasvanute maailmas endast vanemaid veel igasuguseid ärimehi, kes kuskil intervjuusid annavad, mis sa mõtled, et nad on kõik korras või? Neil ei ole kõik korras kõigil, et me keegi nagu nii ei tea või kõik pusime, eks ju. Aga ma valiksin võib-olla ka tervisega seotult väga hoolikalt oma seltskonda. Ma arvan, et on vähe asju, mis on olulisemad. Et me ikkagi me mõjutume nii tohutult sellest, et kellega me suhtleme. Me hakkame samamoodi rääkima, samamoodi riides käima, mingid maneerid, meie väärtused, mingid mõtted. Me mõtleme küll, et ma olen ise nii tugev isiksus, et ma ei muutu, eks ju, aga see muudab meid. Et väga nagu, kui ma saaksin aega tagasi kerida, see oleks üks asi, mida ma teeksin nagu teadlikumalt, et ma ei ole kunagi teinud seda teadlikult, et ma saan tavaliselt inimestega hästi läbi ja kõik, kes tulevad, ma suhtlen, aga ma olen mõelnud, et ma võib-olla oleksin natukene teadlikum, et inimesed, kes oleksid kuidagi nagu mõjuksid mulle tervelt, et see nagu on võib-olla üks asi, mida ma väga täna nagu väga jälgin, et mis tunne mul on pärast seda, kui ma kellegiga suhtlen, kas ma saan olla 100% mina ise või ma pean kuidagi siis mingit maski kandma, mitte isegi nagu siis võib-olla tahtlikult või planeeritult, aga alateadlikult näiteks, et ma tunnen, et ma ei saa päriselt olla mina ise või kõik sellised asjad, et täna ma tunnen, et mul on enda ümber tohutult ilusad, siirad ja head inimesed ja eks kõigil on mingisuguseid muresid, aga võib-olla varem ei olnud seda julgust võib-olla teha mingisuguseid natukene tugevamaid otsuseid, sest et ei taha kuidagi kellelegi liiga teha või haiget teha või et natuke see, mida kus eesti keeles on see people pleasing teema, eks tuleb sisse, aga see on lihtsalt väga oluline, et meie ümber oleksid, me tunneksime ennast hästi. Siis teeb peas rohkem asjad korda, siis me teeb rohkem oma kehale häid asju teha, et siis saab kõik rohkem paika. Ja ma arvan ka, et see on väga oluline, et keskkonda enda ümber hoida tervislikuna. Aga sa enne ütlesid, et inimesed peaksid olema enda vastu väga hellad kogu aeg, et kas sa ütleksid, et siis sa pigem oled iseendaga rohkem siis leebe või range, et ma lihtsalt näiteks, et kui sul tulebki õhtul, sa rääkisid, et sulle vahepeal meeldib suhkrut süüa, et tuleb õhtul, on sul külmkapis üks kook ja tahaks terve selle koogi nahka pista, et kas sa oled siis iseendaga leebe ja mõtled, et ma lasen endal teha seda, kui ma tahan või pigem hoiad seda distsipliini, ütled, et ei, ma ei tohi? Ma ei ole selles mõttes väga distsiplineeritud inimene, ma ausalt tunnistama, ma ei ole sellist tüüpi inimene. Ma olen nagu kass, kes jääb liblikat taga, et liblikas, ussikene, mis siin maas on, et ma lähen niimoodi. Ja ma olen terve elu olnud tohutult enesekriitiline, nagu lihtsalt tohutult enesekriitiline. Ja alles nüüd lõpuks ma olen aru saanud, et kui ma olen endaga õrn ja endaga hell ja endale rohkem andeks annan, et siis ma olen nii palju paremas kohas, ma olen endaga parem, ma olen kõikide oma sõpradega parem, lihtsalt elu, kõik on ilusam minul ja minu ümber ja ma kuskilt podcastist kuulsin sellist soovitust mingi aeg tagasi, et inimene peaks olema endaga nii andeks andev, nii õrn ja nii hell, et see on juba täiesti nagu delulu, et nagu täiesti, et sa annad kõik, et sa oled nagu päriselt nagu, et sa oled endaga õrn. Sest et me nagu see kõik, me elame mingis häbis või süütundes või mõtleme üle, et sellest tuleb nii palju probleeme lõpuks meile või millist validatsiooni me kuskilt otsime või mis iganes või kellega me hakkame suhtlema. Et see on oluline ja täna ma täiesti teadlikult jälgin seda, et isegi kui mõnikord tahaks öelda, et kus ma nii loll olin, siis ma kuulen seda, et ma ütlen seda. Ma ei olnud nii, et ma ei ole loll, ma tegin väikse vea, me kõik teeme vigu, see on okei, katikene, et sa tegid vea, et ma kohe nagu kirjutan selle ümber, et ma ütlen, et ma nüüd ei ole endaga enesekriitiline, aga ma märkan seda. Ja kui keegi näiteks on väga enesekriitiline, siis on selline soovitus, et kas sa oma sõbraga rääkiksid niimoodi, eks ju, et sa mu sõbrale ju ütleks niimoodi, et kuidas sa nii loll oled või sa näed nõme välja või sa oled paks või sa oled, ma ei tea, sul pole mingit stiili või kuidas sa sellega hakkama ei saa või sa mu sõbrale ei ütle nii, eks ju.
aga mul see taktika ei töötanud, sest et mul on see, et ma nagu sõpradega olen sama otsekohe nagu ise endaga. Ja mitte, et ma ütleksin, et oi, sa oled paks või kole, seda mitte. Aga ma üldiselt ikkagi nagu ütlen, sest et ma kuidagi, mu see kavatsus on nagu see, et kui ma märkan midagi või näiteks, et ma ei tea, et sul on midagi seal viga või katki, et siis see inimene, see on pigem hea talle, et ma märkan seda, eks ju. Et see ei tööta mulle nagu ja siis ma sain nagu aru, et mulle töötab selline trikk, et kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve ja mõtlen selle väikese enda peale ja lähen tagasi sinna ühte sellisesse kohta, kus me elasime vahepeal. Ma mäletan täpselt, milline mul oli selline punane voodi, kus värv oli veel ära koorunud natukene ja ma mäletan hästi seda ja ikkagi oli raske. Ma sain juba lapsena aru, et teistel on rohkem raha või teistel on rohkem võimalusi või et ikka ma sain juba aru lapsena, et tegelikult on ju, meil on nagu kuidagi kehvemini kui teistel. Ma just lähen selle Kati juurde, ma ütlen talle, tegelikult nagu kõik saab olema megatuus, nagu sa ei kujuta ette, et praegu on ta küll, et on nagu nõme, on ju, tegelikult saab olema nagu väga hea, nagu päriselt nagu ära muretse, nagu, et tegelikult täiega nagu kõik nagu läheb tööle, sa saad kõik, mida sa tahad, nagu elu nagu lapsena ongi nagu raske, koolis ongi raske, täiskasvanu olla on palju lahedam, keegi ütle, mis sa tegema pead, see on tundub, inimesed ütlevad sulle, tegelikult sa ei pea üldse neid kuulama enam, nagu, et ma kuidagi julgustaks teda ja oleks temaga õrn. Ja iga kord, kui ma tahan endaga olla karm, ma hakkan mõtlema, et see väike mina ei vääri seda, sest on nagu nii palju saanud läbi elukottida kogu aeg nagu nii. Jaa. Kas sa ütleksid muidu, et sinu sisemaailm on, nii palju, kui me nüüd oleme rääkinud, siis ma ikkagi pigem usuks, et su sisemaailm on sinu parim sõber, mitte su vaenlane, aga kas minevikus sul oli ka sellist tunnet, et justkui su sisemaailm oleks su vaenlane ja kui oli, siis kuidas sa said sellest üle, et saada hoopis sõbraks rohkem iseendaga? Ma ei ole kunagi tundnud, et mu sisemaailm on minu vaenlane, aga ma olen olnud tohutult enesekriitiline ja ma ei ole aru saanud, et miks ma ei saa mingite väikeste asjadega hakkama, mis teistel inimestele on nii lihtsad ja miks mina selline luuser olen ja miks ma asju ära unustan ja miks ma ei suuda mingeid asju ära teha, mingeid lihtsaid asju ja et ma olen hästi, terve elu ennast nagu tohutult kritiseerinud. Et ühest küljest ma nagu mul on olnud tohutu eneseusk ja enesekindlus terve elu, et ma tean, et ma saan kõigega hakkama selles mõttes, et ma nagu usun sellesse, et ma olen nutikas või nagu ma on tohutu enesekindlus, et ma saan päriselt ka hakkama. Mul on väga laes enesekindlus. Aga teiselt poolt on jälle selline, oligi selline luuseri tunne, et aga need mingid lihtsad asjad ja ma ei tea, minu jaoks on lihtsam kirjutada üks äriplaan, kui näiteks maksta mingi arve ära, sellepärast, et ma ei suuda seda väikest asja ära teha. Näiteks praegu ma hakkan nüüd terassi ehitama. Täna suutsin hommikul siis need terassilauad ära tellida. Terassi ehitamine ei ole probleem, aga praegu see venis vahepeal sellepärast, et ma ei suutnud seda e-maili saata pakkumist küsida terrassifirmadest, et minu jaoks see on nagu see suurem töö kui see, et ma lõpuks selle terassi valmis ehitan. Ja alles siis, kui 40-ndates siis sain selle ATH diagnoosi, ma sain ka aru, et mul ongi mingid eripärad, kus siis mõned asjad on mulle väga keerulised ja vahepeal on selline tunne, nagu oleks lausa mingisugune puue ja ma saangi aru, et koolis oligi mul nagu rõvedalt raske. Et esiteks mul oli seal keeruline ja teiseks ka nagu see, et see õpetajate poolt selline pidev alandamine ja süüdistamine või et kui õpetaja kutsus mu ema kooli ja ütles mu emale, et ma olen kõige lollim laps, keda tema karjääri jooksul on näinud. Ema läks nuttes koju ja tundsin nagu nii rõvedat tunnet, et ma olen oma emale pettumuse valmistanud, kuigi mu emal pole kunagi mingeid ootusi mulle olnud, aga minu ema tundis, et on halb ema. Ja minu ema ei ole halb ema, mu ema on nagu mega hea ema ja mega armas inimene ja väga armastan teda, aga lihtsalt, et need hetked tulevad nagu meelde teravalt ja mul on nagu mõnes mõttes, ma ei saa oma minevikku muuta, aga mul on kahju, et ma varem ei teadnud seda ja nüüd ma näen ka nagu seda, et mul on tohutud siis sellised supervõimed või asjad, milles ma tõesti nagu olen nagu väga hea ja ma reaalselt mõtlen kõik asjad välja. Mul ei ole ühtegi nagu teemat, nagu, mille puhul ma nagu mõtlen, et see on võimatu või seda olukorda ei saa lahendada. Ma lahendan kõik asjad ära, mis vaja on ja kui on tegemist mingi tõsise kriisiga, siis kriis on minu kütus selles mõttes, et ma võin muidu tunduda või mõnikord võib olla emotsionaalne või mida iganes, aga näiteks kui tekib päris kriis, siis ma olen kõige rahulikum inimene ruumis ja ma lahendan selle kriisi ära. Ja nüüd lõpuks ometi praeguses eas ma julgen olla päriselt mina ise. Ma olen varem ka alati arvanud, et ma olen mina ise, aga ma täna saan aru, et ma ise arvasin, et ma olen selline, aga nüüd on kukkunud kõik maskid, et kõige ilusam kompliment oligi jõulude ajal, kui mu emme ütles mulle, et Kati, su iseloom hakkab tagasi tulema. Mis sa mõtled sellega? No ütlesid, et see, kes sa nagu päriselt oled, ma jälle näen nagu sind.
ja ma ise tunnen täpselt sama asja. Rääkisime korra koolist enne, mainisid, et sul ei läinud siis keskkoolis ja põhikoolis võib-olla nii hästi, et aga kui me räägime siis nagu akadeemilisest kõrgharidusest, kas siis sina usud või arvad, et see on oluline ja nii-öelda must have, mida inimesed peaksid endale saama või mis sinu arvamus selle koha pealt on? Ma ise läksin ka ikkagi lõpuks ülikooli, lõpuks ma lõpetasin EBS-i ja tegin seda lausa cum laude. Aga mul ilmselt oli mingi tohutu tõestamise vajadus, sest kui sa terve elu kuulud, et sa oled loll, siis tahad ju näidata kõigile, et sa ei ole loll, on ju. Aga kui sa oleksid küsinud selle sama küsimuse minu käest mõned aastad tagasi, mu vastus oleks olnud täiesti teistsugune. Haridus on väga väärtuslik, kõik see on tohutult oluline. Täna lihtsalt mõeldes nüüd enda kogemuse peale, et mis on minu plussid ja miinused ja milline on traditsiooniline koolisüsteem. See on väga nüüd, ma ei tea, kas ma julgen seda öelda, ma ütlen ikkagi, et ma loodan, et keegi mind valesti ei mõista. Kui ma tagasi mõtlen, siis minu jaoks oli see koolisüsteem lausa hävitav, sest et see põhiliselt ignoreeris peaaegu kõike seda, mis minus on tugevat ja head ja surus neid omadusi alla ja süüdistas mind pidevalt selle eest, mis ma ei suutnud olla ja mida mul ei lähe isegi elus enam vaja. Ja ma pean ülioluliseks seda, et inimesed tegelevad endaga, ma pean ülioluliseks seda, et inimesed arenevad, et inimesed õpivad, seda, et neil on mingisugused oskused, seda, et nad on iseseisvad, nad saavad elus hakkama, et nad ei pea kellegi teise kaelas elama nagu mingil hetkel, eks ju, kui nad nagu jalad alla saavad, eks ju, siis mingis vanuses. Et see on väga oluline. Aga lihtsalt, et kuna praegu nüüd maailm muutub nii kiiresti, siis ma isegi ei tea enam, mida ma teeksin, kui ma oleksin noorem. Ma arvan, et kui mul oleks lapsed, siis ma mitte mingil juhul ei sunniks neid minema ülikooli. Ma ütleksin, et võta üks vaheaasta, mõtle välja, mis sa tahad teha ja siis vaata edasi. Et õppida võiks seda, millega sa hakkad pärast siis hiljem nagu siis raha looma või et sul on elus nagu lihtsam. Aga täna, kui sa mõtled nagu mõned erialad, et selleks ajaks, kui sa seda mingi 3 või 5 või veel rohkem aastaid õpid, arvestades, kus me nagu oleme oma ajastus praegu selle AI-ga, et see võib olla juba nagu mingis mõttes vananenud informatsioon ja see on väga nagu rets ja suur muutus, et ma usun, et nagu mitte keegi täpselt ei tea, kus me täpselt 5 või 10 aasta pärast oleme. Et ma igal juhul soovitan õppimist ja arengut, aga ma ise olen nüüd valinud, et ma teen selliseid ala nagu mikrokraadi tüüpi asju või selliseid õpin vastavalt sellele, mis mul on vaja. Näiteks, et okei, et see ei ole küll kõige parem näide praegu, aga oletame näiteks, kui ma tahangi nüüd mingi maja ehitada, on ju. No siis ma õpin kiiresti ära, kuidas seda ehitatakse. Kiiresti ära. Aga siis ma hakkan tegema seda. Või et siis ma tahan mingit teist asja teha, et siis ma vaatan, kuidas seda tehakse. Et ma pigem teeks nagu projekti või selle põhiselt, et kui mul on midagi puudu, et siis ma õpin selle ära. Mitte nii, et ma õpin hästi palju aastaid oma elust, mida ma siis samal ajal ma ei saa nagu juba praktiseerida. Ja siis ma isegi ole kindel, kas see enam nagu töötab. Et ma ise tundub, et õppida võiks nagu nüüd rohkem nagu vajaduspõhiselt. Aga see on nii suur ja keeruline asi, et ma isegi ei kujuta ette, kuidas näiteks ma ei tea, ministeeriumite või koolide tasandil sellele nagu lähenetakse, sest et see tuli kuidagi, me rääkisime juba ammu, et see kunagi juhtub, aga tegelikult see on jälle nii, et lumi tuli ootamatult, eks ju. Et ma ei tea, aga mulle tundub, et no muidugi erialad, eks ju, mida on vaja õppida, et ma ei tahaks minna mingi arsti juurde või kellegi juurde, kes vaatasin eile, kuidas olla arst, nüüd ma olen arst, eks ju. Ei, et on väga selged ka erialad, mis nagu sa pead käima ülikoolis õppima, tegema need kraadid ja saama selle kvalifikatsiooni, eks ju. Aga lihtsalt on palju asju, mida me saame täna teha nii, et saame juba tegutsema hakata. Sest infos ei ole täna enam küsimus teadmistes. Täna on küsimus selles, kas oskad neid teadmisi kasutada ja kas sul on ideid ja kas sul on visiooni. Ehk siis just pigem just see väga intensiivne spetsialiseeritud õppe millessegi, mida on vaja. Ja. Just, et sa oled milleski nagu, ma arvan, et see võib-olla paindlikkus on üks suur asi, et sa oled lihtsalt väga paindlik selles uues maailmas. Paindlikkus, teine asi, suhtlemisoskus, kõik need asjad muutuvad üli oluliseks, sest et info me saame kätte, aga meil on vaja seda infot nagu, meil on vaja selles nagu laveerida selles süsteemis. Kas sa ütlesid, et sa oled pigem tiimimängija või üksik hunt ja millest see väljendub? Ma olen pigem üksik hunt. Seal võib olla mingi osa jälle mu neuroloogias, sest et ma mõned aastad tagasi leidsin oma lasteaia iseloomustuse ja seal oli kirjas niimoodi. No ma võisin olla siis mingi 4 või 5 aastane, ma arvan, või 6 aastane. Ma ise ei mäleta seda aega eriti, aga seal oli kirjas nii, et Katri on väga omamoodi tüdruk. Mängib ainult üksinda,
aga kui satub mängu nurka, läheb kergesti konflikti, sest kipub teisi käsutama. See on täpselt niimoodi kirjas. Ja siis ma mõtlen, kooli ajal oli samamoodi, et kui meil oli grupitööd, ma küsisin, kas ma tohin üksi ära teha grupitöö. Ja ma näen, et mul on selline omadus, et ma grupis võtan nagu liidri rolli, et ma teen kas kõik ära või juhin vägesid, või teine variant on see, et ma tõmban ennast sealt nagu välja või nagu, et ma ei suuda, ma lihtsalt lohisen kaasa. Et mul on tunnen, et jah, mul raske olla täpselt see, seal ütleme mingi 5 inimest, mul on seal nagu see tiimi, mul lihtsalt mõte kuidagi, mul liigub nagu nii kiiresti, et ma ei jaksa nagu seda, ma tunnen, et mul on nagu nii suur nagu mul läheb nii palju energiat, et proovida selgitada mingisugust asju, mis mul siin peas toimub, sest et mul on nagu, mul käib siin kõik nagu väga-väga kiiresti ja ma ei taha ka kedagi teist kahjustada või neid kuidagi vaevata või et nad peaksid, et ma ei taha ka, et teistel oleks keeruline minuga ja mul tundub, et kõigil on lihtsam. Aga võib-olla negatiivne pool on see, et ma ei oska ka abi küsida väga, et see on üks asi, mida ma praegu õpin. Et jah, eile oleks redeliga peaaegu vastu pead saanud ja et aknasse ei kukkunud. Aga et ma ei ole ju kõige parem, eks ju, et mõnikord peab ka tunnistama seda, et teha koos mingeid asju. Aga jah, ma ei taha ise kellelgi pettumust valmistada ja ma ei taha ka, et kellelgi teise minu pärast raske on. Et ma arvan, et see võib-olla on üks selline põhiline põhjus, mitte see, et mulle inimesed ei meeldiks või nendega koostööd teha ei meeldiks. Okei. Aga kas sa oled pigem selline inimene, kes pidevalt seab endale uusi eesmärke, et oleks kogu aeg nagu siht silme ees, et midagi peab olema ja et näiteks kui sul ei ole, kas sa siis tunned sükest ebakindlust või ebastabiilsust või et pead endale midagi seadma, et justkui saaks selle, et 2 jalga jälle tagasi maa peale? Ma olen terve elu olnud see inimene, kes tohutult eesmärgistab. Isegi kui ma olin laps, ma ei tea, 11-aastane, 12-aastane, siis ma vana aasta õhtul istusin ja tegin järgmise aasta eesmärke endale. Et ma olen terve elu teinud seda. Keegi pole mulle öelnud seda. Mulle meeldib planeerida, mulle meeldib eesmärgistada, mulle meeldib unistada, mulle meeldib mõelda välja, mis ma tegema pean. Probleem on selles, et ma ei suuda asju ära teha. Et mul nagu see, mul on tohutu ideede generaator siin peas, aga mul see täidesaatav võim ei tööta lihtsalt. Ja siis toodab muidugi väga palju pettumust kogu aeg ja enesehinnangu langust, et miks ma suudan mingeid asju ära teha, eks ju. Aga mulle meeldib eesmärke seada, aga ma olen võib-olla mõned suured eesmärgid ikkagi ma elus ära teinud, päris mitmed, mida ma olen tahtnud teha. Ja täna ma tunnen, et ma olen esimest korda elus kohas, kus mul reaalselt pole aimugi, mis saab edasi. Mul ei mitte ühtegi eesmärki. Mul on lihtsalt täiesti siuke tunne nagu, et lihtsalt ma nagu oleks just praegu keskkooli lõpetanud ja ma ei tea, mida ma õppima lähen, sest et nagu kõik on võimalik. Ja ma ei tea, ja see pakub mulle tohutut sellist rõõmu ja ma olen kuidagi sellest nagu väga selline elevil ja entukas, sest et ma ei tea. Ja siis ma mõtlen, et võib-olla alati ei peagi teadma, et ma lihtsalt lähen sinna, kus on hea tunne ja kõik on kuidagi nagu lihtsalt väga hästi ja mu viimase aja otsused on ka olnud väga head, et ongi ma ei tea, ehitan seal kassidega ja siis teen mingid nokitsen oma asju seal ja ma lihtsalt olengi õnnelik ja võib-olla on elus vaja mõnikord mingid suured asjad ära kogeda, et aru saada sellest, sest et võib-olla kui ma oleksin endale rääkinud seda kunagi 20 aastat tagasi, ma oleks nagu mingi, mis jutt see selline on nagu, onju. Aga ma olen saanud kõik ägedaid asju teha, et ma olen elanud elu, mis on väga selline äge ja kõik mingid 5 tärni hotellid ja tööalaselt iga nädal olin lennus ja ma olen elanud sellist nii-öelda ägedat elu ka rahaliselt ja uhke sportauto on tagumikku all, eks ju, ma olen kõik teinud seda juba. Aga kui ma hakkan mõtlema, et kuidas see korreleerub nagu õnnetundesse, siis õnnetunde koha pealt on kõige olulisem see, et sul lihtsalt oleks endaga nii hea olla. Ja ma sain aru, et võib-olla väga paljud asjad, mida ma elus olen teinud, on see, et ma olen otsinud ikkagi välist validatsiooni. Et ma olen edukas, et mul on uhke ametinimetus või et ma otsin kuidagi seda, et inimesed palun aksepteerige mind, sest et mind lapsena ei aksepteeritud, eks ju. Siis väljaspool kodu väga hästi. Et nüüd ma lõpuks olen sellest lahti lasknud ja mõeld nagu, et kõik olulisem on see, et mina ennast aksepteerin ja see, et ma hoiaksin oma kalleid, lähedasi inimesi ja mitte kedagi teist ei kahjustaks. Rohkem polegi ühtegi reeglit. Ja see on täiega äge. Ja mul on hea meel, et see rahaline pool või mul on hea meel, et
et ma rahalise teema olen siis enne suures osas nagu ära teinud või olen tubli olnud, et kuskil nägin sellist naljakat ütlus ka, et vaata, et sa enne nagu hästi palju karjääri teed ja rahad ära teenid enne, kui sa oled nagu fully healed nii-öelda, sellepärast, et siis sa ei viitsi enam midagi teha, sul on mingi, nii tore. Ehk siis nagu enne, kui sa oled täielikult siis nagu oma siis keskmes või õnnelik, et jah, et enne see mingis mõttes ka see validatsiooni otsimine ka surub tagant võib-olla või et see on küll mingisugune väline mõte või noh, nagu ma ise muidugi kunagi ei mõelnud seda, nagu ma ütlesin ise endale, ma teen enda pärast seda, aga kui ma päris aus nüüd olen, siis ma mõtlen, et palju oli ka teiste pärast. Ja ega sa, noh, ma ei mõelda, et ma teiste pärast teen neid asju, aga täna ma mõtlen, et need asjad on mul nüüd hästi, et mul küll ei nii-öelda pritsipappi hullud peale kuskilt, sest et ma reaalselt pole 2 või 3 aastat peaaegu eriti mitte midagi teinud isegi, et ma lihtsalt olengi taastunud paarist väga-väga raskest aastast, et mul praegu on selja taga siis mu elu kõige raskemad paar aastat. Ja mul õnneks on siis varasid, tänu millele ma olen saanud siis elada selliselt, et mul on siis toit laual ja katus pea kohal ja mu õnneks hetkel polegi olnud väga rohkem midagi vaja. Et see turvatunne, ka see rahaline turvatunne, et kuskilt maalt nagu, jah, muidugi olid mulle ka lennata äriklassis ja ägedad autod ja ilusad asjad, aga see, kui palju see nõuab pingutust ja kuidas ta korreleerub lõpuks elukvaliteet, tegelikult see korrelatsioon läheb järjest väiksemaks lihtsalt. Et see kõige suurem vahe tekib sealt sisse, kui sa saad aru, et sul on turvatunne. Et mitte keegi teine tule sulle ütlema, kuidas sa oma elu elama pead, sest et sa saad ise oma otsused teha ja see ei pea kunagi olema hetkegi olukorras, kus sa olla ei taha. Kas sul on anda ka võib-olla mingi soovitus noorele inimesele, kes tunneb, et tal ei ole elus siuke stabiilsust, kas me siis räägime finantsiliselt või vaimselt, et kuidagi ja võib-olla näiteks ei oska kuhugi suunas liikuda, on lihtsalt kuidagi punktis, kus on lihtsalt nagu stuck seal. Et kas sul on öelda mingi soovitus, näiteks kas või sina, mida sina ütleksid noorele Katrile, kes oli 20-25 aastane, et on sul midagi öelda? Ma ise noorena ei olnud stuck selles mõttes, et mul oli nii suur nagu nälg selles mõttes, et ma tahtsin nii paremini elada, et mul oli nagu siuke nagu eesmärk, et ma tahan teha hullu karjääri, et kõigepealt ma olen turundusassistent, siis ma olen turundusspetsialist, siis ma olen turundusjuht, siis ma olen turundusdirektor ja siis ma olen mingi suure ettevõtte turundusdirektor, näiteks nagu Swedbank või mingi suure ettevõtte turundus, oli mul nagu selline karjääri eesmärk, et ma tahaks olla kõva mutt, vaata nii. Et pigem see stuck tunne või ma ei tea, mida teha, oli mul just nüüd siin hiljuti paar aastat tagasi. Ja seal on erinevad põhjused, aga kui ma midagi õppisin sellest ja ma arvan, et see võib olla ka paljudel noortel siis sama, nagu ma praegu läbi elasin, et kui sa oled tõesti stuck või oled kas või vaimselt halvas kohas või läbi põlenud või sul on depressioon või on mingid suhted metsas ümberringi või väga-väga sitasti on, et siis esimene asi on ikkagi see, et sa oled enda käel õrn, ütled endale, et see on okei, kuhugi pole kiiret, praegu ongi selline aeg, praegu on nii, kõik möödub, päriselt. Ma olen 5 aastat vana juba võin öelda, et kõik möödub. See on 5 aasta pärast 50, nii et kõik möödub. Et esiteks see asi. Ja teiseks võib-olla, mida ma küll endale nagu ei teadvustanud, aga lõpuks ma hakkasin mingisuguseid samme nagu astuma, et mul oligi, et näiteks, et ma ei tea, läksin sinna metsaonni, võtsin need kassid endale, ma läksin õppima, ma õppisin talvel kogemusnõustajaks ja nädalaga tagasi lõpetasin, et mul on nüüd ametlikult kogemusnõustaja. Et ma tegin igasuguseid asju, mis kokkuvõttes viisib mind elu parimasse kohta. Ja tagantjärgi ma näen, et kõige olulisem ongi see, et kui sa oled väga-väga stuck, siis tee ükskõik mida, aga tee midagigi. Sellepärast, et kui sa istud ja mõtled, et sa mõtled selle asja välja, siis sa hakkad nagu spiraliseerima, sa lihtsalt nagu satud veel suuremasse masendusse, sa järjest rohkem aru, et ma ju ei tea, ma ju ei oska. Siis sul kaob enesekindlus ära, sest sul on selline tunne nagu, et ma midagi ei tee, siis sul enesekindlus läheb nii halvaks, et siis ei suuda veel siis kindlasti midagi teha. Aga enesekindlus ei tule nagu sellest, et mingi 5 trikki, kuidas näida enesekindlam. See on bullshit nagu. Et enesekindlus tuleb ainult sellest, et ma ise tean, et ma saan midagi hakkama või ma oskan. Ja see tuleb ainult kogemusest. Ja kogemus tuleb ainult sellest, et sa teed midagi. Ehk tee ükskõik mida, isegi kui sa tead, mida sa teed, tee ükskõik mida ja iga samm võib sind viia, näiteks sa tutvud kellegagi või mis iganes, et tuleb mingi idee sul või mingisugune paralleel või mingi, et ükskõik mida, mingi väike asi. Ja kui tegemist on ikkagi nii raske olukorraga, et see võib tegemist olla ka depressiooniga, et ka internetis on siis neid päris depressiooniteste, mida võib teha enne läbi, kui vaatadki, et on väga halvasti.
et siis, kui need tulemused on kehvad, et siis kindlasti vaimse tervise spetsialisti või psühhiaatri juurde, eks ju. Et siis sellisel juhul ka, et tegelikult ka depressiooni puhul ju öeldakse, et see üks ka nii-öelda rohi lisaks kõigele muule on siis see, et inimene peaks hakkama midagigi tegema, aga depressioonis inimene ei suuda mitte midagi teha. Ei suudagi. Et see on selles mõttes kahe otsaga asi. Aga ma ise tähele pannud seda, et kui ma hakkan natukenegi midagi tegema, siis ma suudan järjest rohkem teha. Ja ma olen praegu mingis täielikus sellises nagu lendamises või flows või sellises hoovuses praegu ise, et ma lihtsalt esimest korda elus vist olen peaaegu hommiku inimene, sest et ma ei suuda ära oodata, millal ma ärkan, et hakata tegutsema. Ja ma olen see, kes veel väga hiljuti magas mingi kella 2 päeval, sest et ma lihtsalt ei tahtnud ärgata. See on, ma arvan, suur võit, kui saad hommiku inimeseks lõpuks, et saad elevil, et hommikul üles ärgata. Jah, ma ei tea, kas see on nüüd pikaajaline, sest ma ikkagi tegelikult olen selline õhtuinimene tavaliselt, aga praegu ma tunnen, et ma nagu lihtsalt tahan hakata tegutsema. Ja see on nii äge tunne, sest et ma mingi hetk tagasi mõtlesin, et kuidagi, et mus ei ole nagu seda enam või et on. Siis tuleb teha neid asju, mida sa armastad ja mis sulle meeldivad ja tuletan veel kord meelde, et kui sa oled täiskasvanud inimene, siis sa ei pea mitte kedagi kuulama, vaid ainus reegel on see, et sa ei tohi teisi kahjustada. Ja tee, mida sa tahad ja see, mis sind õnnelikuks teeb, sest lõpuks me sureme nagu nii kõik ära. Ja see surmale mõtlemine on päris vabastav selles mõttes, kui sa hakkad nagu mõtlema, et mis päriselt on oluline, on ju. Et see ei ole minus isegi hirmutav mõte, vaid see on positiivne mõte selles mõttes, et see minu meelest võtab seda ebakindlust nagu ära. Ja ma ütlen veel kord, mitte keegi ei tea, mida nad teevad. Meil on siin paar 1 või 2 küsimust ka, et ma küsin sult küsimuse ja lihtsalt mis iganes sisetunne ütleb, siis niimoodi vastad. Kas teooria või praktika? Praktika. Võtame nii, et see tuli kohe esimesena praktika, eks ju. Mina ise olen olnud terve elu kõva teoreetik, et selles mõttes, et ongi see, et mul on palju ideid ja siis ma suuda asju ära teha. Aga nüüd on ma aru saanud, et ma olengi vägagi selline tegija või doer, et ei ole enam ainult teller. Aga ma pean tegema õigeid asju. Ja see praktika või see, kui sa teed päriselt asju, siis sa päriselt õpid ja läbi igasuguse praktika me saamegi tohutult enesekindlust, sest et see tõestab mulle, et ma tegin midagi ära. Nagu see on mega. Ja. Kas raamat või film? Keeruline, see väga sõltub, et ma ei ole suur ekraanide taga istuja, ma isegi kinos käin üliharva, sest ma ei suuda ühe koha peal nii kaua istuda. Aga võivad mõlemad olla. Mul raamatutega on nii, et ma raamatuid tavaliselt kuulan metsakõndidel, sest et kui ma loen füüsilist raamatut, siis ma loen seda 10 korda ühte lehekülge ja siis ma saan aru, et mul igast lausest tekib mingi uus mõte, et ma võin lugeda mitu lehte, nii et ma ei saa aru, mida ma lugesin, sest et ma lihtsalt tegelikult mõtlesin samale teisi asju. Et mul on nagu füüsilist raamatut vahel natukene keeruline lugeda, et siis ma teen niimoodi mõnikord, et ma võtan raamatu ette ja panen samal ajal nagu audio mängima ja ma kuulan ja loen nagu samal ajal näiteks. Raamat on selles mõttes kindlasti parem, et sa saad nagu kasutada oma siis ettekujutusvõimet või luua ise mingisuguse pildi, et kuidas mingid asjad võiksid olla. Filmis sulle justkui nagu öeldakse ette, kuidas keegi siis nägi asju ja pannakse siis selle kellegi nägemus sinna sinu ette, aga raamatu kaudu sa saad selle ise välja mõelda. Et võib-olla selles mõttes ma eelistaks raamatut. Olgu. Ja kas ratsionaalsus või südame hääl? Ma olen alati oma elus teinud kõik 100% mu südame hääle järgi ja väga palju jamaga kokku keeranud endale sellega. Et täna ma ütleksin nii, et kuula oma südame häält, aga hoia jalad maas ja arvesta sellega, et kõik inimesed ei kuula oma südame häält, vaid on ka inimesi, kes on liigagi ratsionaalsed või omakasupüüdlikud, et proovida neid inimesi ära tunda ja sisetunne ei valeta mitte kunagi. Kui midagi oma elus olen õppinud, siis sisetunne ei valeta mitte kunagi. Kui sa tunned mingit tunnet, siis pane enda jaoks väike märge püsti. Ja, ma arvan ka, et see on väga tõsi. Aga mis on üks asi, mida sa oma heaolu jaoks ei jätaks mitte kunagi tegemata? Täna ma täiesti kindlalt võin öelda seda, et üks asi, mida ma täiesti kindlalt ei jätta tegemata, on see, et ma ei ole enam mitte kunagi nõus olema keegi, kes ma ei ole. Mitte üheski kohas, mitte üheski rollis, sest et see on minu elu ja ehedust on täna jääb vähemaks järjest kuidagi ja ma ei jaksa
teatrit teha, et selles mõttes, et seda teatrit saab teatris ka. Ja kui räägime nüüd tudengi vaatest, kes meil siin majandustudengid on, siis kas sina ütleksid, et tudeng peaks säästma, investeerima või lihtsalt ellu jääma? Kõigepealt peaks ellu jääma ikkagi. Ja kõike tuleb teha siis nii, et sa ei tee seda oma närvisüsteemi ja tervise arvelt. Ma ütlen veel kord, aega on. Et ka praegu kõik räägivad sellest investeerimisest, et siis ei tasu nagu seda FOMO selles mõttes nagu tunda, et et neil on juba nii ja mul on alles nii. Ja me kõik ka sünnime ju, saame erinevad kaardid, kui me sünnime nii-öelda, eks, kes sünnib jõukamasse perre või kellel on peres hästi või kellel on peres halvasti, vanematega näiteks, kas vanematesse läbi või pole raha või mis iganes teemad on. Et meie see alguspunkt on meil kõigil erinev. Sa ei saa võrrelda ennast nende inimestega, kes on sinust palju kaugemale läinud, sest et neil on sellised tugitalad Eestis või siis olemas lapsena nagu, et kui näiteks, et nad on ideaalses perekonnas, kus hoitakse ja rahaliselt hästi ja neile kui raagitakse maast madalalt mingeid asju ja teises perekonnas on nii, et näiteks ühel vanemal on alkoholi probleem või neil pole raha või mis iganes probleemid, eks ju. Sa ei saa võrrelda ennast sama taustaga. Võrrelda ennast sellega, mis on sinu alguspunkt ja kuidas sina edasi lähed. Ehk seda vahemaad, mitte seda, et kes kuskil kohas on, eks ju. Et tänapäeval ka me teame küll, et sotsiaalmeedia tegelikult on fake, eriti nüüd, kui meil on mingid AI-influencerid ja inimesed ikka mingi, oi kui äge sa oled, ma mingi, et see on AI, kuidas ta aru ei saa. Et lihtsalt, et tasub ennast võrrelda siis iseenda, vaadata enda progressi. Ja üldse selle, mis puudutab säästmist või investeerimist, ma ütlen, et natuke koppees sellest investeerimise teemast selles mõttes, et kõige olulisem on see, et sa oskad midagi teha, mis loob raha. Sa oled ettevõtlik, sul on ideid ja investeerimine on tegelikult ju oma vara säilitamine ja selline rahulik kasvatamine. Ega investeerimisega tegelikult ei saa ju mingi, et ma saan nüüd investeerimisega rikkaks. Kui sa kas ei mõtled Eestis need pildis olevaid väikeinvestoreid, ega ju keegi pole neist investeerimisega rikkaks saanud. Nad kõik on tegelenud kas mingi ettevõtlusega või neil on mingi karjäär olnud või et investeerimine käib sinna juurde, aga see ei ole see, et see on nüüd see põhiasi. Põhiasi on see, et mõtle välja, kuidas sa nagu raha teenid, kuidas sa oled kreatiivne, kuidas see tuleb ja siis sa pead selle õigesti ära paigutama lihtsalt. Et minu meelest on see fookus täiesti vales kohas praegu, et kui ma üldse nagu rahast tulevikus räägin, ma pigem läheksin selle teema peale, et ma alustan sellest investeerimisteemast nagu koppees, et see on nagu üle piiri läinud natukene, et kuhu me selle fookuse paneme. Et fookus on raha tekitamisel ja siis investeerimine lihtsalt see, et sa paned selle sinna kohta, et sa seda raha siis nagu kasvataksid versus inflatsioon või see, et sa ei teeks mingeid väga lolli asju. Kuidas sina rikkust defineerid? Rikkus on minu arust see ja edukus on see, kui inimene on endaga rahus ja õnnelik. Ja see on 100%, ma seisan selle eest nagu surmani, selles mõttes, et mitte ükski raha ei kompenseeri seda ära, kui sa oled nagu õnnetu või katki või sul on elu on pekkis. Ja ma ütlen, et ma tunnen nii palju jõukaid inimesi. Ma tunnen jõukaid inimesi, kes on rahaliselt jõukaid, siis kes on väga õnnelikud, neil on hea elu ja ma tunnen ka inimesi, kelle elud on ülipekkis, kes ei tegele endaga, kes ei tee ennast korda, kes lihtsalt hävitavad teiste inimeste elusid, sest nad ei saa iseendaga hakkama. Et mitte kunagi ei tasu vaadata seda, et kas inimene on nagu edukas näiteks selle järgi, kuidas seal majanduslikult läheb, et see on ka bullshit nagu. Et edukas inimene on see, kes on õnnelik ja siiras ja tal on hea endaga olla. Tegelikult see paistab, ma arvan, välja ka. Ja raha on vaja veel kord ainult nii palju, et sa saaksid teha neid asju, mida sa tahad teha elus. Ja me soovid on ka väga erinevad. Mina kunagi arvasin, et mul on palju suuremad soovid kui täna. Ja täna ma näen, et iseenesest mul nagu hetkel vähemalt ei ole nagu vaja midagi väga suurt. See võib muutuda, äkki mingi aasta või paari pärast ma tahan hoopis mingeid suuremaid asju, äkki ma tahan omale eralennukit saada, siis ma mõtlen, okei, mul pole praegu lennuki raha, et see on pean hakkama midagi tegema. Siis ma mõtlen selle välja, mis ma teen. et selle koha pealt ma eneseusk olemas, aga praegu ma lihtsalt naudin lihtsaid väikseid asju ja kuidagi sellist, ma ei tea, mõnus on lihtsalt. Ilus mõte, millega lõpetada siinkohal. Aitäh sulle, Katri, et sa sulle. tulid meile podcasti ja aitäh meie kuulajatele, et olite see hooaeg meiega. Siinkohal me selleks hooajaks lõpetame ja näeme juba uutes kohtades. Aitäh, tšau, tšau!